Raske on uskuda, kuid peaaegu 2 nädalat on möödunud Venezuela laastavast 2 maavärinast ja viha on sama terav kui lein. Hukkunute arv on nüüdseks tõusnud peaaegu 3000 inimeseni, vigastatuid on üle 16 000, ligi 200 hoonet on täielikult kokku varisenud ning pered kaevavad endiselt paljaste kätega rusude vahel, sest valitsuse ekskavaatorid seisavad kütusepuudusel jõude. Nüüd riigis, millel on maailma suurimad naftavarud, on see kohalike jaoks väga frustreeriv. 4 ametnikku on juba vahistatud rusudest väärtasjade varastamise eest. Rahvusvahelised päästemeeskonnad hakkavad lahkuma ja ellujäänud kirjeldavad valitsust, mida lihtsalt kohal pole. Nagu see isa, kes on otsinud oma 3 tütart ja endist abikaasat. Me oleme siin olnud. Perehaaval, kui sul on siin lähedane, Jumal hoidku. tuled sa neid otsima ja päästma. Aga siin pole mingit valitsuse toetust. Kõik on olnud meie enda pingutuste tulemus. Ligi 30 000 päästjat on endiselt tööl, sealhulgas 2000 USA sõjaväelast. Kuid kuna alates 24. juunist on registreeritud peaaegu 1000 järelvärinat ja lootus häägub iga tunniga, siis on tänane küsimus, kes tegelikult seda päästeoperatsiooni juhib? Ja meiega liitub nüüd Mariana Atencio, ta on Venezuelast pärit reporter, kes on aastaid oma kodumaad kajastanud. Ta tunneb seda lugu sügavalt ja isiklikult. Mariana, aitäh, et oled meiega. Tead, need lood, need pildid, mida näeme peredest, kes kaevavad paljaste kätega, samal ajal kui valitsuse ekskavaatorid seisavad jõude, sest kütust pole. Ma ei suuda ette kujutada, kui masendav see peab olema. Mida saad meile rääkida sellest, mis praegu Venezuelas kohapeal toimub? Natasha, pahameel, frustratsioon ja viha selle režiimi vastu kasvavad iga minutiga. Ja ma tahan lihtsalt sinu vaatajatele meelde tuletada, et see ei ole valitsus. Tegemist on tegelikult režiimiga, mis ei peaks isegi põhiseaduse järgi sellele reageerimist juhtima ega venezuelalasi valitsema. Keegi ei hääletanud Delcy Rodriguez'i poolt, et ta juhiks riiki ega sellele reageerimist. Sa pead aru saama, et tegemist on läbi kukkunud riigiga. Me räägime režiimist, mis on üle 20 aasta pannud meid olukorda, kus meie haiglad on halvatud, ravimeid ei ole, tuletõrjujaid ei ole, päästetöötajaid ei ole. Kui siin peatab keegi sõjaväest või politseinik, kardad sa neid rohkem kui päris röövleid. See ongi see katki rebitud ühiskond, mis eksisteeris Venezuelas ja siis pead sa lisama veel 2 nii võimast maavärinat. See ongi täiuslik torm ja see kogub hoogu. Inimesed on meeleheitel. Nagu me nägime seda intervjueeritavat, keda sa ekraanil näitasid, otsimas ikka veel oma lapsi, oma naabreid paljaste veriste kätega. Ja režiimi puhul, millel on nii palju rikkust, kus ta pole isegi kõiki tanke ja vägesid välja saatnud. Need olid esimesed, kes meid maha surusid alati, kui me tahtsime rahumeelselt demokraatia nimel marssida. See on olukord, mille puhul ma ausalt öeldes ei tea, kas see suudab ennast veel kaua üleval hoida. Ja ma arvan, et on oluline, nagu sa mainisid, USA kohalolek koha peal ja kogu Ameerika piirkonna huvid Venezuelas pärast 3. jaanuari, et nad mõistaksid, et see ei ole režiim, mis suudaks meid pärast seda kriisi valitseda ja et meil on hädasti vaja üleminekuvalitsust, kes seda protsessi juhiks. Õige, ma tahaksin sellest natuke rääkida, sest ilmselgelt Maduro kukutamine ja tema ametist eemaldamine Ameerika Ühendriikide poolt oli midagi, mida tähistati laialdaselt nii Venezuela elanike seas üle kogu maailma, kui ka loomulikult Venezuelas endas. Kuid siis asendati ta väga kiiresti Delcy Rodriguez'iga, kes oli osa tema valitsusest. Ja paljude jaoks tundus see olevat väga väike muutus, mis tegelikult toimus. Nii et nüüd Rodriguez'i ajal, mida sa nüüd ootad? Kuidas venezuelalased sinu arvates reageerivad? Sa ütled, et selle praeguse režiimi vastu on palju viha. Ma arvan, et nii me seda nimetamegi, eks? Ja küsimus on, kas me näeme inimesi tänavatele tulemas või suuri proteste, eriti kogu selle kahju ja katastroofi taustal, mida me näeme? Nii et Natasha, ma marssisin oma riigis üliõpilasena aastaid rahumeelselt. Minu isa suri humanitaarkriisi ajal. Ta oli kohal igal üksikul protestil, nii et me oleme nende samade inimeste vastu protestinud aastakümneid.
Delcy Rodriguez'i ei olnud isegi keegi, kes oleks olnud Maduroga kaudselt seotud. Ta oli üks 3 Maduro taustal tegutsenud peaarhitektist, üks 3 võimukujundajast koos oma venna Jorge Rodriguez'i ja siseministri Diosdado Cabelloga. Nii et need 3 inimest ei esinda mitte ainult Madurot, vaid midagi veel hullemat. Me oleme Ameerika Ühendriikidele tohutult tänulikud, et nad eemaldasid Maduro, kuid nad peavad töö lõpule viima. Ja ma saan aru, miks alguses hoiti Delcyt seal, sest tema kontrollib sõjaväge, institutsioone ja naftavarusid. Ja taas, need inimesed hõivasid meie riigi 8 aastakümneks. Sa ei saanud neid kõiki lihtsalt eemaldada. Aga arvestades selle humanitaarkriisi ulatust, on nüüd aeg pöörduda üleminekuvalitsuse poole. Mitte ainult seda, vaid seda on inimesed hakanud tänavatel lõudma, sealhulgas endine Venezuela ülemkohtu kohtunik. Tema põhiseaduslik mandaat presidenti ajutise asendajana lõppes eelmisel reedel. Meie põhiseaduse järgi on see 180 päeva. Nii et praegu ei tohiks ta isegi seaduslikult meie riiki juhtida, välja arvatud sellepärast, et tal on nii-öelda Ameerika Ühendriikide kaitse. Aga ma arvan, et selles faasis Venezuelas näeme nälga, meeleheidet ja turvatunde puudumist. Kõik need inimesed, kes on jäänud kodutuks, ilma tööta, kõik need lapsed, kes on nüüd ümber asustatud ja lahutatud oma peredest ning on nüüd orvud. See võib tõesti viia täieliku kriisini, kus inimesed lähevad tänavatele vihas ja frustratsioonis selle režiimi vastu. Ja ma arvan, et ameeriklased teavad seda ning just sellepärast on neil praegu 2000 sõdurit koha peal. Õige. Ja ma tahaksin rääkida sellest, millist rolli Ameerika Ühendriigid selles mängida võiksid. On ilmselge, et kuna Ameerika Ühendriigid otsustasid Maduro puhul sekkuda, siis oodatakse nüüd mingisugust sekkumist, arvestades seda suurt katastroofi, mis on Venezuelat tabanud. Aga milline on diplomaatiline dünaamika? Kas on keegi teine, keda Ameerika Ühendriigid oleksid valmis toetama, kes ei ole Delcy Rodriguez? Ma arvan, et meil on vaja üleminekuvalitsust kodanikuühiskonna sektoritest, kes on eksperdid selles, millega me praegu silmitsi seisame, et nad võtaksid Venezuela juhtimise üle. Meil on vaja omamoodi huntat, nagu see on meie riigis varem eksisteerinud. Iga kord, kui meil oli 50-ndatel diktatuur ja kui see diktaator võimult eemaldati, oli meil 3 inimesega hunta, kes suutis valitsuse demokraatiasse üle viia. Need 3 etappi, mida sekretär Rubio selgitas, olid plaan Venezuelas, et viia meid tagasi üleminekuvalitsuse juurde, vabastada poliitvangid ning korraldada vabad ja õiglased valimised. See on see, kuhu tahame tagasi jõuda. Praegu on aga selle vajadus, et sellega toime tulla, kasvanud 10-kordseks. See on nagu tavapärane päevakord ei saa jätkuda, sest inimesed surevad endiselt iga päev ja nada inimesed, režiim on osutunud täiesti ebakompetentseks ja saamatus selle olukorraga tegelemisel. Võib-olla teevad nad olukorra isegi hullemaks ja viivad Venezuela rahva mässuni. Ja tead, ma pean ütlema, et nende piltide nägemine on lihtsalt nii häiriv. Ma arvan, et me kõik palvetame nende perede eest, keda see katastroof on mõjutanud. Väga raske vaadata. Ilmselgelt on alati lootust, et mingisugune hüvitis tuleb, aga päeva lõpuks ma ei tea, mida üldse saab nendele peredele tagasi anda pärast seda, mida nad on läbi elanud. Ja nii ongi lootus, et siin tuleb mingisugune rahvusvaheline sekkumine, et võib-olla pakkuda mingitki lootust tulevikuks. Suur tänu sulle, Mariana, et meiega liitusid. Väga huvitav oli kuulda, mida sul öelda oli. Suur aitäh, Natasha. Ja täna on tegelikult Venezuela iseseisvuspäev. Nii et just täna peame me venezuelalased oma häält tõstma rohkem kui kunagi varem. Nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt. Aitäh sulle selle võimaluse eest. Aitäh, hea töö!